Tere tulemast meie elektroonilisele, lausa elektrilisele kohtumisele. Tehnika areneb tohutu hooga ning Mercedes-Benz liigub autotööstuse lipulaevale kohaselt esirinnas. Seda nii keskkonnasäästlikkuse kui sõidumugavuse poolelt. Pistikhübriidtehnoloogiast on tänaseks jõutud läbinisti elektriliste sõidukiteni. Ja rõõm on teile täna neid uusi mudeleid lähemalt tutvustada. Saame siis tuttavaks. See iludus on EQV, Mercedes-Benz EQ perekonna teine liige. Kõiki elektriperekonna sõidukeid ühendab avantgardne teistest Mercedes-Benzidest erinev disain, mille fookuses on kroomribadega must esivõre ja progressiivse disainiga küljejoon. Elektrilisusele viitavad ka spetsiaalsed embleemid auto esitiibadel ja tagaluugil. Lisavarustusse kuuluvad spetsiaalsed EQ disainiga 18-tollised kergmetallväljad, nii et teie keskkonnateadlikkus paistab koheselt silma ka kaasliiklejatele. Aga vaatame kohe edasi, milliseid meeldivad üllatusi pakub EQV salong oma juhile ja kaassõitjale. Mugavus algab loomulikult istmetest. Need on ergonoomilise disainiga ning vaid mõne hetkega elektriliselt või mälufunktsiooni kasutades saad need seadistada täpselt endale vastavaks. Kuigi hetkel on nii-öelda tuuritamised tuuritatud, siis optimistlikult tulevikku vaadates leiab EQV-st ka erilise lauapaketi. Lahtiklapitav ja liigutatav laud on ideaalne pikematel reisidel, kellele milleks, väikseks eineks, töötamiseks või mänguks. Hea sisekliima tarvis on olemas muidugi elektriline panoraamkatuseluuk ja eelseadistatav kliimaseade. Loomulikult harmoneeruv sõitjate-ruum välisdisainiga, eriti kui valida Avantgard-line pakett ja EQV sõitjate-ruumi pakett. Kahju küll, et minul täna kaassõitjat pole, aga minu häälkäskused ei lähe ikkagi kurtidele kõrvadele. Teeme proovi. Hei Mercedes, Radio Rock FM. Toimib. Ilmselgelt. MBUX multimeediasüsteem, mis suudab täita kuni 8 inimese individuaalsed soovid, alates nutitelefoni integreerimisest hääljuhtimise kaudu, navigeerimise ja liiklusmärgi abini välja. EQV ongi digitaalne ja nutikas. Mercedes Me Connect hoiab ühendust maailmaga ja juhti ühenduses oma masinaga. Kui tekib tahtmine näiteks distantsilt jääk läbisõitu või refi rõhku kontrollida. Hea küll. Aga nüüd kõige põhilisemast. Tavaliselt oleksime praegu suundunud personaalsele proovisõidule, aga hetkel tekitame siis isu numbrite keeles. Nagu näha, siis elektriline ei tähenda enam väikest ja võimetut. EQV on lisaks keskkonnasäästlikkusele ka võimekas ja kiire. E-mootor, ülekanne, jahutussüsteem ja jõuelektroonika moodustavad kompakse integreeritud terviku. Energia tuleb aga auto põhja alla paigutatud liitiumioon akust, mis on ümbritsetud kaitseraua ja turvataladega. Akut saab hõlpsasti laadida nii kodus kui muidugi avalikes laadimisjaamades. Minimaalne laadimisaeg kiirlaadimisega laadimiseks on umbes 45 minutit. Nii veeremis kui ka pidurdusrežiimis muudetakse mehaaniline liikumisenergia elektrienergiaks ja salvestatakse kõrgepinge akusse. Seda nii nimetatud rekuperatsiooniprotsessi saab juht olulisel määral mõjutada, reguleerides rooliratta taga asuvate labadega rekuperatsiooni taset. Sõidurežiime on EQV-l kokku 4 ning juhiabisüsteeme lisamaks turvalisust ja mugavust pea lugematul hulgal. Standardvarustusse kuulub juhiabisüsteemide pakett koos piduri, sõiduraja hoidmise ja pimenurga assistendiga. Aga assistentide nimekiri sellega ei piirdu. Teie käsutuses on ka järgmised juhiabisüsteemid. Selline oli siis kiire tutvus tulevikutehnoloogial põhineva EQV-ga. Käibemaksuga hinnad algavad 75 000 108 eurost ning masinad ootavad teid proovisõidule WHO esindustes.